On kell Eesti aja järgi, Gruusia aja järgi peaks tund aega kaugemal olema. Meil on ühendus Andres Herkeliga ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee delegatsioon on hetkel Gruusias. Tere hommikust! Tere hommikust! Kui tõenäoline see on, et vähemasti kõmu kohaselt Saakašvili teeb Putinit ehk presidendi ametist hakkab peaministri tooli poole sättima? No, ma võib-olla ei alustaks päris sellest, aga alustaks tõsisematest asjadest, mis mingil määral on aluseks ka sellele spekulatsioonile, nii nagu ta on meie meediaski olnud ja mujalgi säärased osutusi tehtud, aga milleks on Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee õigusasjade ja inimõiguste komitee siin. Kõigepealt sellised väljasõiduistungeid ikka korraldatakse ja siin me arutame ka neid raporteid, mis vähem kui kuu aja pärast Strasbourgis lugemisele tulevad ja mis pole kuidagimoodi korraldava maa Georgiaga seotud. Aga üks teema, mis siin kohalikus kontekstis üleval oli, on konstitutsioonireform, mida nüüd Georgias on ette valmistatud juba pikemat aega, mis saadeti 1,5 kuud tagasi kusagil kuumal suvisel ajal peab küll tähendama rahva arutelule. Ja selle reformi sisu on siis see, et riigi selline institutsionaalne süsteem ja erinevate võimuharude asetus muutub märksa rohkem parlamentaarseks ja vähem presidentaalseks, kui see seniajane on olnud. Presidendile jääb kahtlemata esindusfunktsioon, kuid mitte enam niisugune ka täitevvõimu juhi funktsioon ja need spekulatsioonid sellest, mida Saakašvili teeb või ei tee edaspidi, on ka tegelikult selle reformi kavandamisest ajendatud. Andres Herkel, missugune on Saakašvili positsioon üldse hetkel Gruusias? Kes teda toetavad, kuivõrd niisugune jõuline on tema toetus? Ma arvan, see positsioon on praegu üsna kindel. Ja tegelikult on siin tegemist ühe niisuguse ajalõiguga, kui arvestada seda, et päris kaalukad kohalikud valimised olid mai lõpus ja järgmisteni parlamendi kui presidendi valimisteni on üks peaaegu 3 aastat aega, siis on see tegelikult riigis just selline suhtelise stabiilsuse aeg, millal võiks läbi viia nii ühte kui teist tugevamat ja tulevikule orienteeritumat reformi. See, et Venemaa rünnaku 2008. aastal Vene-Georgia sõja eesmärk oli režiimi vahetus ja Saakašvili mahavõtmine, see öeldi väga selgelt välja. See ei ole õnnestunud. Saakašvilile on kahtlemata mitmesugused etteheiteid. Ja tal on ka seal päris niisugune jõulised inimesed, kes teda oponeerivad ju? Või ei ole? Vaat see laine minu meelest jäänud siiski oluliselt vaiksemaks või isegi teatud määral marginaalsemaks, sellepärast et tundub, et siin on taibatud siiski ka järjest rohkem, et opositsioon ei ole mitte see, kes tänavamiitinguid korraldab, vaid opositsioon peab endale ka otsima parlamentaarset väljundit ja see opositsioon ei ole ühtne. Ehk siis parlamendi väline opositsioon, parlamendis opositsioon, nad ei ole päris ühtsetel seisukohtadel. Ma arvan, et nende asi on koondada oma jõud tulevasteks valimisteks ja mingisuguses mõttes see, et Venemaa nõudis ühe suveräänse riigi presidendina praktiliselt lahkumist, tagasiastumist, on tema positsioone pigem tugevdanud. Nii et kokkuvõttes võib siis see spekulatsioon, millest me alustasime, lõpuks tõeks osutuda, et kui konstitutsiooni piisavalt muuta, siis... Ma ei kommenteeriks seda, kas see tõeks osutub või mitte. Ma kujutan ette küll seda, et kõikvõimalikud demokraatia hindamise organisatsioonid, kaasa arvatud Euroopa Nõukogu, mis siin praegu kohal on, niisugust sammu
eriti hea meelega küll näha ei taha, et aga samal ajal ütleks, et see on ajendatud ikkagi neist konstitutsiooni muudatustest, mida praegu kavandatakse. See on puhas spekulatsioon, aga igal juhul, kui niisuguseid mõtteid kusagil liigub, siis peavad meie head Georgia sõbrad kindlasti arvestama ka sellega, et nad saavad väga suure kriitika osaliseks ja niisugust lähenemist päris hästi ei mõisteta. Jah, võimu vertikaali kindlustamise pragmaatika seisukohast on neil oma põhjanaabrilt ju kõvasti õppida. Nüüd vaadates siis Gruusia väljavaateid Euroopa ja NATO suunal, siin pärast augustisõda ju põhimõtteliselt öeldi, et neid väljavaateid enam ei ole. Kas on need taastumas või oli see puhtalt sõjaeelne retoorika, et Gruusia siseriiklik show jätkuks? No ma arvan, et siin on tegelikult pigem olnud see ka Venemaa välispoliitika eesmärk näidata seda riiki nüüd nurka surutuna või isolatsioonis. Ma ütleks, et arvestades neid kontakte, mis praegu välispoliitilisel tasemel on siin nii president Saakashvili tasemel kui muud, ei saa öelda, et see Georgia riik nüüd kuidagimoodi isolatsioonis oleks. Kindlasti ei saa ka tunnistada nüüd Saakashvili ega keegi teine siin seda, et Abhaasia Lõuna-Osseetia on lõplikult kaotatud või NATO pürgimustel on kriips peal. Nii fataalsetes toonides seda asja nüüd näha ei saa ega ei maksa. Aga eks sellel sõjal olid negatiivsed tagajärjed nii Georgia pürgimustele kui tegelikult ka ründavale riigile Venemaale, kes üsna põhjalikult siiski oma usaldusväärsust kahjustas ja näppe kõrvetas. See on nüüd küll vanades asjades sorimine, aga kas Euroopa Nõukogu parlamentaarsel assambleel on ühene arusaam ja seisukoht tollase augusti konflikti need asjaoludest, kes seda algatas, kes selle põhjustas ja kuhu see jõudis? Ja see teema on nüüd väga kõrge profiiliga olnud ja tegelikult Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee on olnud just nimelt see rahvusvaheline organisatsioon, mis selle sõja tagajärgede likvideerimise kohta on võib-olla isegi kõige rohkem niisuguseid teravaid dokumente vastu võtnud. Tõsi küll, viimasest hakkab varsti juba aasta mööda saama, kuid me tegelesime selle teemaga põhjalikult ja järjepidevalt, osutades ka väga selgelt sellele, et alates Medvedjevi Sarkozy rahuplaanist ja kõigist muudest kohustustest, muuhulgas ka nendest, mida Euroopa Nõukogu liikmesriikidele on pannud, Georgia on oma osa suhteliselt kenasti ära täitnud, aga Venemaa jaoks ükski niisugune kohustus ei ole eriti midagi maksnud. Nii et siit on tulnud täiesti selged hinnangud nii-öelda konflikti järgsele käitumisele, kus tõesti see probleem on seotud nüüd väga selgelt küll Venemaaga, mis puudutab konflikti algust, siis eks see on üks lõputu vaidlemise ja spekuleerimise teema, kes alustas ja kuidas see nii-öelda rünnak siin Vaalile oli. Mul tuleb ikka meelde see suurepärane Nekrassovi film, mida näidati Eesti televisioonis, mis minu mõttes väga üheselt osutas sellele, et see esiteks olid siin Vaali inimestest tühjaks tehtud suurel määral ja see rünnak ei olnud kuidagimoodi tsiviilelanike vastu, aga teiseks Venemaa tegi ka kõik selleks, et seda konflikti selle hetkel provotseerida. Ja need faktid tegelikult ei ole ka siin mitte sugugi teadmata poliitilistel tasanditel, aga vaidlustes loomulikult üks pool ütleb, et teie alustasite ja teiselt poolt jääb üle siis meelde tuletada, mis kõik toimus enne 7. ja 8. augusti 2008. Nii, täna 17. septembril 2010, mis pilt Gruusias valitseb, mis meeleolus inimesed on? No, kõigepealt, kui ma panen võrdluspilti seda, kui mina siin maal üldse käima hakkasin kusagil 2003-2004, siis Tbilisi linnapilt on muutunud väga palju ilusamaks ja kenamaks.
käies ei pruugi üldse meelde tulla, et kusagil on 2 aastat tagasi olnud niisugune kohutav sõda. Aga ma kujutan ette, et inimesed, kes on põgenenud oma kodudest Lõuna-Osseetia küladest, nende meeleolu on, ega seal ei ole tekkinud mingisuguseid põhjusi selle meeleolu paranemiseks, sest tagasipöördumine kodudesse on praeguse seisuga endiselt võimatu. Mis puudutab niisugust majanduslikku olukorda, öeldakse, et jah, majanduskasv Gruusias on, aga eks ta suuresti põhineb ka sellele, et välisriigid on siin pärast sõda andnud abi, otseste välisinvesteeringute osakaal, no see võiks kindlasti suurem olla ja et see stabiilsuse tegur on see, mille pinnalt ka investeerijad kaalutlevad, kas tulla või mitte tulla, eks siin valitseb teatud ebakindlus. Ütleme, väline pilt on nagu pisut parem, ma ei ole siin ka nüüd isegi mõnda aega käinud, aga samal ajal, et rahva elujärg nüüd olulisel määral paranenud oleks, seda öelda ei saa. Ja kindlasti niisugusesse rahva psüühikasse kuidagi on see sõda jätnud oma väga terava jälje.